Peppa. Mina olen põrsas Peppa. See on minu väike vend Priidik. See on Otsu emme. Ja see on Otsu isi. Peppa. Bumerang. Peppa puhkuskänguru Kiku juures hakkab lõpule jõudma. Lapsed, lipake aeda mängima, kuni me siin asju pakime. Olgu nii, emme! See on parim puhkusereis. Küll oli tore, et sa said tulla, Peppa. Ma ei tahaks üldse enam koju tagasi minna. Ära ole kurb. Mul on sulle lahkumiskingitus. Oi, see on banaan. Ei ole. Dinosaanal? Ei. See on mingi asi. Ja, aga mitte lihtsalt mingi tobe asi, vaid bumerang. Bumerang. Bumerangid on meile väga erilise tähendusega. Neid on siin kasutatud ammustest aegadest peale. Aitäh, Kiku. Ja mida nendega tehakse? Neid püütakse. Nagu palli. Nojah, aga kui bumerangi õhku viskad, lendab see sinu juurde tagasi. Võimatu. Ma ütlesin, et see on võimatu. Tuleb kõvemini visata. Proovi sina, Priidik. See ei tööta. Te lihtsalt viskate seda valesti. Visata tuleb palju tugevamini. Kas nii või? Ettevaatust! Ära tegin! Bumerang lendaski Peppa kätte tagasi. Mis see oli? See on bumerangisi. Jaa. Seda tuleb tugevasti visata ja siis see lendab su juurde tagasi. Las ma näitan teile ette, härrasiga. Kas olete valmis? 1, 2, 3, läks! Ja millal see siis tagasi lendab? Hoidke silmad hoolega lahti, lapsed. See bumerang võib olla kus tahes. Mulle näib, et leidsime selle üles. Tervist! See on härra Vallabi. Tema on kängurupere lähim naaber. Tere, härra Vallabi. Ma õpetan lastele, kuidas bumerangi visata. Vabandust akna pärast. Ole viga, mis on üks purunenud aken meie sõpruse kõrval. Härra Vallabi on väga kena naaber. Aga et seda enam ei juhtuks. Tänan. Kuhu ma jäingi? Bumerangi tuleb visata hästi kõvasti, et see lendaks. Kas niiviisi? Just nii, sissi. See tulebki tagasi. Tuleb. Püüdke kinni, härrasiga. Mööda läks. Ei. Bumerang purustas ka teise akna. No ja, me peaksime vist minema hakkama. Kuni teil on veel mõni aken alles. Ei, te ei lähe enne kuskile, kui mina olen ka proovinud. Las ma näitan teile, kuidas see bumerangi viskamise asi käib. Tänan, härra Vallabi. Tühi asi, eks selleks ju naabrid ongi. Ei, trikk seisneb selles, et bumerang tuleb heita nagu ülespoole. Vaat nii. Ja väga hea vise. Ja siit see tulebki väga hea. Oi ei, püüdke! Aeg, bumerang purustas veel ühe akna. Me peaksime nüüd tõepoolest minema hakkama. Kas tahate akende parandamisel abi? Ei, pole hullu, sõber. Seekord oli see mu enda süü. Härra Vallabi on tõepoolest üks väga kena naaber. Nägemiseni! Nägemist! Kus kohas te kõik olite? Viskasime lihtsalt natuke bumerangi. Härra Vallabi aknad on nüüd kõik katki. Meil oli koos vahva, eks ole ju, lapsed? Jaa. Nii tore, et sa mul külas käisid, Peppa. Meil oli ka tore, eks ju, Priidik? Ära ma kinki maha unusta. Aja, bumerang. Aitäh sulle. Tule jälle. Muidugi, ma tulen tagasi nagu bumerang. Peppal oli känguru Kiku juures maailma kõige vahvam puhkus. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harja Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa. See on minu väike vend Priidik. See on Notsu emme ja see on Notsu issi. Peppa. Suur korallrahu. Peppa on Austraalias känguru Kiku juures puhkusereisil. Sinu pool on nii tore, Kiku. Jah, mina võiksin kas või päriseks siia jääda. Tore muidugi, et te külas olete, aga mina pean täna tööle minema. Mis tööd te teete, proua känguru? Ma olen merebioloog. Mida see teeb? Ma uurin mereelanikke, nagu need pisikesed kalad siin. Akvaarium. Ainult et kalad, keda mina uurin, ei ela mitte akvaariumis, vaid meres. Kas neil on meres ka pisikesed sillad, mille alt läbi ujuda ja kõiksugused mänguasjad? Ei, Peppa, selliseid asju pannakse ainult akvaariumitesse. Kas te tahate äkki kaasa tulla ja oma silmaga vaadata, kus ma töötan? Jaa, palun. Ma olen käinud issi töö juures, seal oli telefon, kuhjade viisi paberit ja palju värvipliiatseid. See oli väga kena kontor. Ma usun, et sulle meeldib minu kontoris ka. See ongi minu kontor. Kus kohas? Siinsamas Peppa meres. Mul on maailma parim kontor. Aga kuidas te saate meres tööl käia? Eks ikka allveelaevaga. Kas tahate sõitma tulla? Jaa, palun. Hüppake siis peale. Siin on ju kõik vikerkaare värvid. See on korall. See koosneb paljudest tibatilukestest olenditest. Ning see ulatub kaugele. Selle nimeks on suur korallrahu. Ja minu töö on selle järele valvata. Kas me võime mõned korallid koju kaasa ka viia? Kahjuks mitte. Tohib ainult vaadata, mitte midagi puudutada. Kui iga külastaja mõne koralli kaasa viiks, siis valitseks siin varsti tühjus. Me ei tohi siit mitte mingil tingimusel mitte midagi kaasa võtta. Vaadake, väike kalake. Need on klounkalad. Klounkalad. Nad on tõesti päris naljakad. Aga vaadake sinna. Suur sinine meritäht. Ja üks pisike punane ka. Ja üks uhke roheline. Aga see? See on merikilpkonn. Tervist, proua kilpkonn. Kuidas käsi käib? Näed nüüd, milline õnnesöön ma olen, Peppa, et saan nii ilusas kohas töötada. Vaadake, väike sild. Just nagu teie akvaariumiski. Ohoo, õigus, Peppa. Siin ongi natuke nagu akvaariumis, kui muidugi aardelaeka puudumine välja arvata. Mida sa nägid, Priidik? Näeb välja nagu aardelaegas kuldmünte täis. Priidik leidis aardelaeka. Näed issi täpselt samamoodi nagu akvaariumis. Jah. Kuld peab küll tervet varandust väärt olema. Ma vist saan selle kätte. Te ju ütlesite, et siit ei tohi midagi kaasa viia. See käib kõige loodusliku kohta, mis siia kuulub. Just need kuldmündid ei kuulu siia, seega me peamegi need minema viima. Kõik hea ürituse hüvanguks. Nii saame veelgi enam mereuuringuid rahastada. Tore! Täna oli üks tore tööpäev kontoris. Me nägime koralle ja kalu ja kilpkonna. Milline oivaline puhkus. Ma ei taha, et see iial lõpeks. Aga te peate ju siiski mingi päev lahkuma, eks? Mitte te võiks muidugi jääda seni, kuni soovite. Tänan, proua känguru. See on parim puhkusereis. Peppa naudib mõnusat pikka puhkust känguru Kiku seltsis. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Laadapäev. On kena päikseline päev ja linnas on laadapäev. Õunad, ostke õunu. Juust, väärt haisu juust. Kala, hea värske kala. Igas letis müüakse üht kaupa. Õunad, juust, kala. Härra Rebase letis müüakse kõike. Viiulid, koorekreem, raketimootorid. Peppa on koos perega laadal sisseoste tegemas. Värsked puuviljad. Palun, kas me võime osta õunu? Milliseid te soovite? Suuri või väikeseid, punaseid või rohelisi? Need, mis hästi maitsevad. Äkki maitsete? Imehea. Palun koti täis neid häid õunu. Aitäh. Juust, juust. Priidik armastab juustu. Mul on pakkuda väga head haisujuustu. Äkki Otsu issi nuusutab. Juustuhais rabas Otsu issi jalust. Vot see on tõesti üks vänge sort. Hea, eks ju? Priidikule meeldib haisujuust. Palun meile üks juustutükk. Muidugi. Palun. Aitäh. Kala, värske kala. Palun, kas me võiksime osta natukene kala? Olgu, on pakkuda forelli, turska, makrelli ja kalmaari. Mida soovite? Kõik näevad väga head välja. Äkki annan teile kõigist proovida. Saate küpsetada maitsva kalapiruka. Kalapirukas nämma. Olge lahked. Suur tänu. Kalad, õunad, juust. See siin on härra Rebase lett. Banaanid, tööriistad, käekotid. Mina müün kõike, tõesti kõike, mida soovite. Ei midagi, suur tänu. Me juba ostsime kõik, mis vaja. Õunu, juustu ja kala. Miks te siis kohe siia ei tulnud? Minul on kõike. Kas te müüte õunu ka? Selliseid õunu pole te veel näinud. Need on puust. Puust õunad. Imelised, eks ju? Need kestavad igavesti. Mida te veel ostsite? Juustu. Juustu! Mul on siin igat sorti juustu. Ükski ei haise eriti. Sellepärast, et minu juust on plastist. Plastist? Ja, igavene garantii. Ostke üks, saate 4 kauba peale. Tänan, ei, härra Rebane. Ostsite kala ka? Minu käest oleksite paremat saanud. Ei mingit plastikkala, suur tänu. See ei ole plastist. Või noh, tegelikult on küll. See on imeline mängukala. Ta laulab ka. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ja sellele käib ainult 24 patareid. Ilus, eks? Kas me võime osta ühe issi, palun? Ei. Palun, me võime ta koju viia ja siis ta laulab meile päev läbi. Kahju küll, Peppa, aga meie majapidamises pole laulvat kala tarvis. Olgu. Tänan, härra Rebane, aga meil on juba kõik, mille järele me tulime. Midagi läheb teil ju ikka veel tarvis. Näiteks üht portselanvaasi, mis ei lähe iial katki, kuna see on tehtud plastist. Because it's made of plastic. It's really lovely. Tore, aga meil ei ole tõesti midagi vaja. Hakkas sadama. Me saame märjaks. Pole viga, ma saan pakkuda teile vihmavarje. Need me võtame küll. Jah, 4 vihmavarju, palun. Härra Rebane müüb tõesti kõike. Näete, kuidas teil vedased minu letti tulite? Jaa, tänan, härra Rebane. Ja mis kõige parem, kes ostab 4 vihmavarju, saab laulva kala kauba peale. Oi, kui tore. Twinkle, twinkle, Peppale meeldivad laadad. Kellele siis laadad ei meeldiks? up above the world so high. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.
Peppa. mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Priidik. see on Natsu emme ja see on Natsu issi. Peppa. kõrvitsavõistlus. Peppa ja sõbrad on mängurühmas. kõrvitsapühad on varsti käes, lapsed, ja me korraldame kõrvitsavõistluse. Kas kõigil on kõrvits kaasas? jaa. mina kasvatasin selle ise seemnest peale. minu ema ostis mu kõrvitsa poest ja minu kõrvits on hoopis plastist. aga minul ei olegi veel kõrvitsat, sest vanaisa alles kasvatab seda. Tore. Peaasi ärge unustage oma kõrvitsad kaunistada ja õhtul kõrvitsavõistlusele tuua. Iga osalejat ootab auhind. Natsu vanaema ja vanaisa tulid Peppale järele. Natsu vanaisa, kas teil ikka on mul õhtuks kõrvits olemas? Ole murreta, Peppa. Sinu kõrvits kasvab kenasti minu kasvuhoones. Kas mu kõrvits on ka suur, vanaisa? Oo jaa. See on Natsu vanaisa kasvuhoone. Kas ma tohin esitleda sinu kõrvits? Vanaisa, see on ju maailma kõige suurem. Väga võimalik. Aga kuidas me selle piraka mängurühma toimetame? Üks samm korraga, Natsu vanaema. Me peame enne sellest kõrvitsast laterna tegema. Kõigepealt kraabin kogu sisu välja. Nüüd lõikame suu ja silmad ja nina. Ja siis paneme sisse küünla, et see valgust kumaks. Kui tore! Nüüd tõstame kõrvitsa autosse. Kõrvits on väga-väga raske. Esimene etapp läbitud. Me oleme kasvuhoonest väljas. Järgneb teine etapp. Tõstame kõrvitsa auto peale. Kõrvitsat on võimatu tõsta. Ma ju ütlesin, et see on liiga suur. Ei ole. Meil on lihtsalt natuke abi tarvis. Haloo, Preili Jänese päästeteenistus kuuleb. Preili Jänes, palun tulge meile appi. Asi on väga tähtis, tulge ruttu. Olen juba teel. Kõik lapsed on oma kõrvitsalaternad mängurühma toonud. Tere tulemast kõrvitsavõistlusele. Kui kõik on kohal, siis võime alustada. Peppat ei ole veel. Kus ta siis on? Preili Jänese päästehelikopter on jõudnud vanaisa kasvuhoone juurde. Nii, kes vajab päästmist? Minu kõrvits! Me peame võistluse alguseks mängurühma jõudma. Selge sott. Hüppake peale. Järgmine peatus, mängurühm. Ma arvan, et me alustame ilma Peppata. Ilma Peppata pole üldse vahva. Ja auhind kõige uhkema seemnest kasvatatud kõrvitsa eest läheb lambadal Leenule. Oi, see olen mina ju. On ikka vahva küll. Auhind kõige parema poest ise tehtud kõrvitsa eest läheb poni Pedrole. Aga see olen ju mina. Auhind kõige parema plastikkõrvitsa eest läheb. Mis mürin see on? Vaadake. Mis see on? Taevast kumab mingi valgus. See on ju lendav kõrvits. See on Peppa kõrvits. Terekest, vabandust, et me hiljaks jäime. Tere, Peppa. Kas ma jõudsin ikka kõrvitsavõistluse ajaks? Aga muidugi. Auhind kõige parema lendava kõrvitsa eest läheb põrsas Peppale. See on maailma kõige vahvam kõrvitsapüha. Peppale meeldib kõrvitsapüha. Kellele siis ei meeldiks kõrvitsapüha? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.